Eesti kõige ohtlikum ristmik oli Kristiine ristmik enne kiiruskaameraid. Arvata on, et ka Russalka ristmik oleks kujunenud üheks ohtlikumaks, kuid ometigi on suutnud linnavõimud siin korda tagada. Kohe uurime, mis nende salarelv on. Kiiruskaamerad paigaldati Russalka ristmikule juba kevadel ja just see on põhjus, miks liikluskultuur siin paranenud on. Me näeme, et kiiruskaamerad on distsiplineerivad nii kiiruse mõttes kui ka fooritule eelemise mõttes, sest kiiruskaamerad fikseerivad ka seda. Alates sellest hetkest, kui me oleme kaamerad siin tööle pannud ja nad on ka punast tuld vilgutanud rikkumiste korral, on 4 kuuga sisuliselt 3 korda rikkumiste arv vähenenud. Nii et see on kõnekas fakt, mis näitab, et need kiiruskaamerad on vajalikud ja just liiklusohutuse tagamisel. Ometi toimus vähem kui kuu tagasi Russalka ristmikul väga traagiline avarii, mille tõttu jättis elu 42-aastane mees. Kahjuks ei ole meil kellegi käest küsida täna seda, kas see juht arvestas sellega, et siit on reaalselt võimalik trahvi saada või piirdub see kaamera üksnes statistilise andmete kogumise ja tule vilgutamisega. Aga kahjuks tänaseks oleme siis saanud nii palju teada, et selle sõiduki kiirus oli peaaegu 2 korda üle lubatu ja juht tegeles kõrvaliste tegevustega roolis. Nii et mitmed asjaolud kahjuks viisid selle kurva liiklusõnnetuseni. Kristiine ristmiku puhul, kus samuti kiiruskaamerad on hetkel leping Transpordiametiga, kuid see lõpeb selle aasta detsembris. Kui lahendust ei leita, võib see Kristiine ristmiku taas kõige ohtlikumaks muuta. Praegused kiiruskaamerad, mis on näiteks Kristiine ristmikul, on paigaldatud küll linna poolt, kuid on hiljem üle antud Maanteeametile ning näiteks Kristiine kaamerate lepingu tähtaeg lõpeb selle aasta detsembris. Pärast mida on ka Maanteeamet öelnud, et nemad neid kaameraid enam ei soovi. Siseministeerium saatis mullu oktoobris välja väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse saavutada, et 50% riigieelarvesse laekunud hoiatustrahvist laekuks kiiruskaamera paigaldanud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Hetkel toimub eelnõu kooskõlastamine ministeeriumite tasemel. Riigikogu ega valitsuse menetlusse ei ole seaduse määruse eelnõud jõudnud, kuid just Kristiine ja Russalka ristmiku puhul oleksid muudatused üliolulised. Me väga ootame, et siiski riigi tasandil vastavad õigusaktid vastu võetakse ja selleks ajaks jõustatakse. Juhul kui seda ei juhtu, siis paratamatult jäävad kõik Tallinna kiiruskaamerad nii-öelda testrežiimi ja koguvad üksnes informatsiooni statistiliselt rikkumiste kohta. Maailmast on teada need juhtumid, et kui trahvimine mingil põhjusel kiiruskaameratest lõpeb, siis mõne aja pärast jällegi liiklus muutub taas ohtlikumaks.